Atlandi ja Põhja-Jäämere põhjaosas asub tohutu suur saar, mis on peaaegu täielikult jääga kaetud. See on Gröönimaa. See on maailma suurim saar, mis ei ole manner. See on peaaegu 4 korda suurem kui Prantsusmaa, kuid siin elab vaid vähe inimesi. Aastaks 2026 Gröönimaa elanikkond on vaid umbes 57 000 inimest. Enamik inimesi elab väikestes rannikulinnades. Sellel on lihtne põhjus. Ligikaudu 80% Gröönimaast on kaetud väga paksu jääkilbiga. Saare keskel on piirkondi, kus näed ainult jääd. Seetõttu on siin ka liikumisviisid väga erinevad. Linnades sees on teed olemas, kuid Gröönimaa suuremaid linnu ühendavad maanteed ei ole. Kui tahad ühest linnast teise minna, pead sageli kasutama lennukit, helikopterit või paati. Mõnes kohas kasutatakse talvel ka mootorkelku ja koerarakendit. Seega isegi kui Gröönimaa on küll väga suur, kuid inimesed elavad rannikul justkui eraldatud väikestes kogukondades, kuid Gröönimaa kõige tähtsam osa asub otse saare keskel. See on Gröönimaa jääkilp. See katab umbes 1,7 miljonit ruutkilomeetrit ja mõnes kohas ulatub jääpaksus üle 3 kilomeetri. See ei ole lihtsalt tohutu külmunud veemägi, selle asemel liigub see pidevalt. Väga raske jää asub Gröönimaa keskel. Voolab aeglaselt saare servade poole ja seal moodustuvad suured liustikud. Liustik on suur jäämass, mis liigub aeglaselt omaenda raskuse tõttu. Kui liustik jõuab mereni, võib selle ots murduda ja need suured jääkamakad, mis murduvad, muutuvad jäämägedeks. Mõned neist on sama suured kui suured hooned või isegi suuremad. Lisaks on Gröönimaa jääl maailmale veelgi suurem tähtsus. Kui maismaal olev jää sulab, voolab vesi merre ja lisab vett maailma ookeanidesse. Viimastel aastakümnetel on Gröönimaal igal aastal kadunud tohutul hulgal jääd. Seetõttu on Gröönimaa jääkilp nüüd üks suurimaid globaalse merepinna tõusu põhjuseid. Ja kuna kliima jätkuvalt soojeneb, eeldatakse, et jääkadu jätkub. Kui kogu Gröönimaa jääkilp täielikult sulaks, mis on protsess, mis ei juhtu äkitselt, siis oleks selles piisavalt vett, et tõsta ülemaailmset merepinda umbes 7 meetri võrra. Ja selle tulemused võivad mõjutada rannikul asuvaid linnu, mis asuvad tuhandete kilomeetrite kaugusel. Kuid Gröönimaa ei ole tegelikult ainult jää. Selle läänerannikul asub selle suurim linn ja pealinn ja see on Nuuk. Aastaks 2026 üle 20 000 inimese elab Nuukis. See tähendab, et üle 1/3 kogu Gröönimaa elanikkonnast elab ainult pealinna piirkonnas. Siin asuvad valitsusasutused, koolid, poed, korterid ja muud kaasaegse eluosad. Kuid Nuuk on siiski väike, kui võrrelda enamiku maailma pealinnadega. Nuukist ei vii maanteed teistesse asulatesse, kui linnast väljuvad teed lõppevad. Järgnevad mäed ja avar loodus, ees on meri. Ümbruses on ka kõrged mäed ja vaid mõne minuti kaugusel kodudest võid sattuda peaaegu inimtühjale maastikule. Veel üks asi, mis Gröönimaal kergesti silma paistab, on värvilised majad. Paljud majad on punased, sinised, kollased ja rohelised. On põhjus, miks paljud majad ja hooned Gröönimaal on värvilised. Taani võimuajal kasutati erinevaid värve, et oleks lihtne teada, milleks mingi hoone on mõeldud. Näiteks olid valitsushoonetel, haiglatel oma värvid, kauplustel ja tööliste majadel samuti. See oli tol ajal oluline, sest silte oli vähe ja ümbrust kattis tihti lumi või udu. Nii oli inimestel juba kaugelt lihtsam aru saada, mis tüüpi hoonega on tegemist. Aja jooksul said värvilised majad Gröönimaa linnade lahutamatuks osaks. Ajapikku muutusid värvilised majad Gröönimaa linnades tavaliseks ja iseloomulikuks. Ka ilm mõjutab siinset inimeste elu väga palju. Talvel on päevad Nuukis väga lühikesed. Gröönimaa põhjapoolsemates piirkondades on aga kohti, kus päike ei tõuse nädalate või isegi kuude kaupa. Suvel aga on valgus väga pikk.
Nuuk asub põhjapolaarjoonest lõuna pool, seega päike loojub seal siiski, kuid suve kõige pikemal päeval on ikka veel väga valge isegi öösel. Gröönimaa põhjapoolsemates piirkondades on tõeline keskööpäike. See tähendab, et on aeg, mil päike ei looju isegi südaööl, kuid Gröönimaa mõistmiseks ei piisa ainult jää- ja kaasaegsete linnade vaatamisest. Samuti tuleb heita pilk siin elanud inimestele. Enne kaasaegse Gröönimaa tekkimist võib osa nende lugu näha Gröönimaa rahvusmuuseumis Nuukis. Üks tähtsamaid kollektsioone siin pärineb Kilagitsokist. Kilagitsok oli endine asulaloode Gröönimaal. 1972 aastal leiti sealt 2 hauda. Sees oli 8 surnukeha, 6 naist ja 2 poissi. Nad maeti sinna umbes 1475 aastal. Mõned surnukehad olid väga hästi säilinud, kuna piirkond oli külm ja kuiv. Neid ei muudetud tahtlikult muumiaks nagu Vana-Egiptuses. Nende kehad ja riided säilisid loomulikult tänu Arktika keskkonnale. Endiselt on näha nahka, juukseid ja loomnahast valmistatud riideid. Samuti on näha nende rõivaste väga detailset õmblustööd. Kilagitsokist leitud esemed on olulised, sest need näitavad, kuidas inuitid elasid Gröönimaal üle 500 aasta tagasi. Inuidid on põlisrahvas, kes on juba ammu elanud Gröönimaa, Kanada ja Alaska arktilistes piirkondades. Enamiku tänapäeva Gröönimaa inuitide esivanemad kuulusid Thule kultuuri hulka, mis jõudis Gröönimaale mitu sajandit enne Kilagitsokist leitud inimesi. Et ellu jääda nii külmas piirkonnas, nad pidid valmistama riideid, mis hoiavad soojust kinni. Nad pidid jahtima hülgeid ja teisi loomi. Nad kasutasid kajakke ja suuremaid nahkpaate. Samuti kasutasid nad koerarakendeid, et liikuda jäisel maastikul. See polnud lihtne elu. Üks vale otsus ilma toidu või reisimise osas võis olla väga ohtlik. Seetõttu on paljud inuitide kultuuriosad kujunenud vajadusest ellu jääda ühes maailma külmimas paigas. Ja siiani on see side Gröönimaal näha. On olemas nutitelefonid, lennujaamad ja kaasaegsed hooned, kuid paljud kogukonnad sõltuvad endiselt merest, ilmast ja jääst. Ja kui kliima muutub, muutub ka maailm, mis on siinsetele inimestele kaua koduks olnud. Sest Gröönimaa jääkilp ei ole lihtsalt osa maastikust. See mõjutab ka paljude inimeste reisimis, jahipidamis, toitumis ja elamisviisi. Ja mida kiiremini see muutub, seda suurem küsimus kerkib esile. Mis juhtub Gröönimaal, kui jää, mis on siin elu kujundanud tuhandeid aastaid, jätkab kahanemist? Kui tahad Gröönimaa jääkilbi lähedalt näha, on üks lihtsamaid kohti selleks Kangalusuvak. See on väike asula Lääne-Gröönimaal. Teise maailmasõja ajal rajasid Ameerika Ühendriigid siia lennubaasi. Tänu oma pikale lennurajale oli Kangalusuvak aastaid oluline lennujaam. Aga siin on veel üks põhjus, miks see koht on eriline. Kangalusuvakist viib kruusatee otse Gröönimaa jääkilbi servani. See on Gröönimaal haruldane. Nagu me juba rääkisime, pole siin peaaegu üldse teid, mis ühendaksid linnu. Aga siin saad sa sõidukiga asulast otse selle tohutu jääni, mis asub saare sees. Tee lõpus on koht, mida tuntakse kui Point 660. Siin lõpeb maa ja algab peaaegu lõputu valge jääkilp. Aga mitte ainult turistid ei käi Gröönimaa sellistes paikades. Jääkilp on väga oluline ka teadlastele. Nad puurivad sügavale jää sisse, et võtta Nellisteinani jääsüdamikke. Jääsüdamik on pikk jäätükk, mis võetakse altpoolt. Mida sügavamale minna, seda vanem on jää. Selle sees on väikesed õhumullid, mis jäid lõksu, kui jää tekkis. Seetõttu saavad teadlased uurida väga vana õhku. Nad näevad, kui soe või külm oli tollane kliima. Nad näevad ka tolmu, vulkaanilise tuha ja teiste asjade jälgi, mis on jäässe kinni jäänud. Lihtsalt öeldes on Gröönimaa jää nagu maa varasema kliima loomulik arhiiv. Kangalusuvaki lähedal asub ka Russelli liustik. See on osa jäävoolust, mis liigub välja suurest jääkilbist. Osa liustikust lõpeb umbes 60 meetri kõrguse jääseinaga ja kuigi see tundub paigal, liigub liustik pidevalt edasi.
kui liustiku esiosas kukub alla suur jääkamakas, kostab vali ragin ja mürin, kuid Kangalusuaki ümbruses ei näe ainult jääd, see on ka üks parimaid kohti, kus näha Arktika loodust, sealhulgas muskusveisid. See on suur loom, kellel on väga paks karvkate, et ellu jääda karmis külmas. Samuti leidub siin põhjapõtru ehk karipuusid, kes otsivad tundras taimi. Tundra on külm maa-ala, kus peaaegu pole puid, kuid seal kasvab rohtu, väikseid taimi, sambalt ja samblikku. Siin võib kohata ka artilist rebast. Suvel on tema karvkate pigem pruun või hall, et sulanduda maa ja kividega. Talvel muutub paljude artiliste rebaste karv valgeks, et neid oleks lumel raskem märgata. Selline muutus on Arktikas väga oluline. Suur eelis on see, kui kiskja või loom, keda sa jälitad, ei märka sind kergesti. Kangalusuakist saab samuti reisida Sisimiuti. Sisimiut on Gröönimaa suuruselt teine linn, see asub rannikul põhjapool polaarjoont. Kalapüük on siin juba ammu tähtis olnud. Ka tänapäeval on see suur osa kohalike elanike tööst ja elust. Siin näeb ka, kuidas gröönlased ühendavad Gröönimaa traditsioone ja tänapäeva elu, kaasaegse elu ja elamisviisidega, mida Arktikas on kaua kasutatud. Siin on korterid, poed ja kaasaegsed ettevõtted, kuid endiselt leidub kalapaate, jahivarustust, mootorsaanid ja koerarakendid. Muudatused toimuvad ainult selles, mida kasutatakse sõltuvalt aastaajast. Kangalusuaki ja Sisimiuti vahel on ka tuntud matkarada, mida nimetatakse Arctic Circle Trailiks. See ulatub umbes 160 kilomeetrini. Malais on samuti ehitatud pikk ATV-rada. See on osa marsuudist, kuid see ei ole veel selline tavaline maantee, nagu teistes riikides näha võib. Tuleb läbida siiski karm maastik ja enamikus Gröönimaa piirkondades ei ole endiselt teedeühendust linnade vahel. Kui tahame näha, kui võimas võib olla liikuv jää, peame minema veelgi põhja poole. Siin asub Ilulissat. Gröönimaa keeles tähendab Ilulissat jäämägesid ja on lihtne mõista, miks see koht nii nimetatud on. Mere ääres linna ees liigub mööda väga palju suuri jäämägesid. On jäämägesid, mis on kõrgemad kui paljud hooned. On ka väikseid, mis näevad välja nagu jäämäestikud, mis hõljuvad vees. Suur osa neist pärineb Ilulissati jääfjordist. See fjord on ühendatud väga suure liustikuga, mida nimetatakse Sermekku-Jallekiks. Fjord on pikk ja kitsas mereala, mis ulatub mägede või kõrgete maade vahele ja Sermekku-Jallek on see, mis lükkab tohutul hulgal jääd välja. See on üks maailma kiiremaid ja aktiivsemaid liustikke. Mõnes kohas liigub jää umbes 40 meetrit päevas ja igal aastal võib siit merre murduda üle 35 kuupkilomeetri jääd. See on tohutult suur kogus. Selle tõttu töötab liustik nagu pidevalt tegutsev jäämägede tehas. Kui jää jõuab servani, murduvad sellest suured tükid. Seda nimetatakse liustiku poegimiseks. Kui see juhtub, kukub tohutu jää vette ja sellest saab uus jäämägi. Tänu selle koha suurusele ja tähtsusele kuulutati Ilulissati jääfjord 2004. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse. See pole mitte ainult ilus, vaid ka teadusliku uurimistöö jaoks oluline. Teadlased on seda liustikku juba pikka aega uurinud, et näha, kuidas jää liigub ja kuidas see muutub, kui kliima soojeneb. Ja samal ajal, kui mõned liustiku osad taanduvad või kiirenevad, teadlased saavad selgema pildi sellest, kuidas Gröönimaa jääd kaotab. See on oluline, sest maismaalt merre jõudev jää aitab kaasa ülemaailmsele merepinna tõusule. Seetõttu on Ilullissatis elavate inimeste jaoks täiesti tavaline näha jäämägesid oma maja ees, kuid teadlaste jaoks iga muutus selles jääs omab palju suuremat tähendust, sest see, mis toimub liustikuga ühes väikeses Gröönimaa linnas, on seotud merepinna tõusuga teistes maailma paikades. Ja kui me jätkame Gröönimaa ranniku jälgimist, näeme veelgi selgemalt, et seda paika ei kujunda ainult jää. Meri, ilm ja loomad on juba ammu määranud, kus inimesed saavad elada, kuidas nad reisivad ja kuidas nad toitu saavad. Kuid nüüd, kui Arktika kiiresti muutub, peavad ka inimesed, kes on kaua õppinud jääga koos elama, kohanema. Sellegipoolest Ilulissatist liiguvad suured jäämäed diskolahte, kuid mitte kõik jäämäed ei pääse kohe avamerele. Ilulissati jääfjordi suudmes on koht, kus vesi on madalam. Ja kuna suurte jäämägede põhi on väga sügaval,
mõned neist puudutavad merepõhja ja jäävad ajutiselt kinni. Seetõttu näib meri mõnikord täis suuri jäämägesid. Kui jäämäed suravad ja purunevad, nad vabanevad aeglaselt ja triivivad minema. Suvel ei näe Diskolahes ainult jäämägesid. Siia tulevad ka erinevad vaalad sööma. Nende hulka kuuluvad küürvaal, rohvaal ja kääbusvaal. Paljud vaalad tulevad Gröönimaale suvel, sest külmas vees on rohkem toitu. Nad söövad väikseid kalu ja teisi mereelukaid. Seetõttu on Diskolahe ümbruses elavate inimeste jaoks meri oluline mitte ainult selle ilu tõttu. Siit tuleb palju toitu ja töökohti. Kalapüük ja jaht on selles piirkonnas juba ammu elu lahutamatu osa. Kui liigume edasi põhja poole, näeme väikest linna nimega Uumanak. See asub ühel saarel peaaegu 600 kilomeetrit põhja pool polaarjoont. Kõige kuulsam vaade siin on Uumanaki mägi. Mäel on 2 suurt tippu, mistõttu see on südamekujuline. Isegi nimi Uumanak on seotud grööni keele sõnaga, mis tähendab südamekuju. Mäe all on näha väikseid ja värvilisi maju. Kalapüük ja jahindus on siin paljudele peredele endiselt väga olulised ja kuna Uumanak asub väga kaugel põhjas, muutub valgus hooajati väga palju. Suvel on aeg, mil päike ei looju. See on keskööpäike. Isegi südaööl on veel valge. Talvel toimub vastupidine. Valgust on väga vähe ja ööd on pikad. Kui taevas on selge, võib näha ka virmalisi. Siin võib endiselt näha ka kelgukoeri. Koerarakend on Põhja-Gröönimaa ajaloos ja kultuuris väga oluline. Mõned jahimehed ja elanikud kasutavad seda siiani piirkondades, mis on kaetud lume ja jääga. Uumanakist liigume tagasi Ilulisati ümbrusesse. Umbes 80 kilomeetrit põhja pool asub Iquipsermia, mis on tuntud ka kui Iquiqui glacier. See on suur liustik, mis ulatub kuni mereni. Liustiku esiosa on umbes 4 kilomeetrit lai. Mõnes kohas võib jääseina kõrgus ulatuda peaaegu 200 meetrini. Suvel on sageli kuulda tugevat pragunemist, kui liustik murdub. See tähendab, et osa jääst liigub või murdub. Kui suur tükk kukub merre, võib see tekitada tugevaid laineid. Seetõttu peavad paadid hoidma ohutut kaugust. Liustiku jää irdumine pole naljaasi. Kui tohutu jääplokk kukub, lükkab see korraga väga palju vett eemale ja isegi kui liustik tundub vaikne, liigub see pidevalt edasi. Iki näitab midagi, mida on lihtne unustada, kui vaatame liustiku pilti. Jää ei seisa paigal igavesti, see voolab pidevalt, murdub ja muutub. Kuid kõik olulised Gröönimaa lood ei ole põhjas. Kui läheme Lõuna-Gröönimaale, näeme Qaqortoqi. See on Lõuna-Gröönimaa suurim linn. Nagu teisedki Gröönimaa linnad, on selle majad värvilised ning ümbitsetud mere ja kaljuste mägedega. Aga Qaqortoqis on midagi erilist. Kogu linnas on kividesse raiutud kunstiteoseid. Projekti nimi on Stone and Man. Selle algatas 1990-ndatel Gröönimaa kunstnik A.K. Hoek. Ta kutsus kunstnikke Gröönimaalt ja teistest Põhjamaadest. Selle asemel, et teha lihtsalt kujusid, mida muuseumisse panna, raiusid nad kunstiteosed otse linna looduslikesse kividesse ja kaljuseintesse. On nägusid, on vaalu, on kujundeid ja sümboleid, mis on seotud Gröönimaa kultuuri ja loodusega. Praegu on Qaqortoqi eri osades näha umbes 40 kunstiteost. Nii et kui sa kõnnid mööda tavalist tänavat, võid sa äkki näha kivisse raiutud nägu või looma. Kunsti nägemiseks ei pea muuseumisse minema. See on juba osa linnast endast ja Qaqortoq on hea näide millestki, mida võib näha kogu Gröönimaal. See on kaasaegne koht. Siin on lennujaamad, internet, koolid, autod ja kaasaegne valitsus. Aga see pole täielikult hüljanud kultuuri, mis on kujunenud mere, jää ja karmi kliima tõttu. Ja siin näeme tõelist põhjust, miks Gröönimaa on eriline. Mitte ainult sellepärast, et siin on nii palju jääd, mitte ainult sellepärast, et siin on vähe inimesi, ega ka mitte ainult sellepärast, et see on kaugel enamikust maailma suurlinnadest. Eriline Gröönimaa juures on see, kuidas inimesed on õppinud elama paigas, kus nad ei saa loodust kontrollida. Nad peavad järgima aastaaegu, merd, jääd ja valgust, mis muutub hooajati väga palju.
Aga nüüd muutub kiiresti just see keskkond, millega nad on kaua õppinud kohanema. Arktika soojeneb, Gröönimaa jää kaob, merejää, aastaajad muutuvad. Ja see võib mõjutada jahipidamist, kalapüüki, transporti ja teisi kogukonnaelu valdkondi. Samal ajal muutub Gröönimaa ka muule maailmale üha olulisemaks. Teadlased uurivad selle jääd, et mõista maa kliimat. Jääkilbi kadumist jälgitakse hoolikalt, sest see mõjutab ülemaailmset merepinna taset. Ja kui Arktika muutub, kasvab ka teiste riikide huvi Gröönimaa vastu selle asukoha ja loodusvarade tõttu. Seetõttu ei saa Gröönimaad enam pidada kaugeks saareks, millel pole teistele inimestele mõju. See, mis siin toimub, on seotud suuremate muutustega kogu planeedil. Tuhandete aastate jooksul on Gröönimaa inimesed õppinud, kuidas jääga koos elada. Nüüd peavad nad aga silmitsi seisma hoopis teistsuguste probleemidega. Nad peavad õppima elama ajal, mil jää ise muutub. Ja see ongi võib-olla Gröönimaa kõige olulisem lugu praegu. Asi pole selles, kui külm või kui kaugel see paik on. Oluline on see, mis juhtub inimestega ja kogu maailmaga, kui üks maa suurimaid jäämassiive aeglaselt muutub.